seedetrakti bakterid. Inimeste seedetraktis võib leiduda kuni 2000 erinevat mikroobiliiki. Neist vaid umbes 100 võib põhjustada haigusi, kui nende osakaal kasvab liiga suureks. Suur osa meie soolebakteritest on veel avastamata. Meie suus on väga palju baktereid. Nende hulk ja mitmekesisus sõltub peamiselt hügieenist ja söömisharjumustest. Näiteks Streptococcus salivarius toodab erilist ainet salvartsiin, mis takistab hambaauke tekitavate bakterite kasvu, hoiab hingeõhu puhtana ja kaitseb kurgupõletiku eest. Streptococcus mutans on maias bakter, kes toitub suhkrust. Iga kord, kui sööme, toodab ta happeid, mis lagundavad hamba emaili ja põhjustavad kaariest. Peensooles meeldib elada piimhappebakteritel. Neil bakteritel on ensüüm laktaas, mis lagundab piimasuhkrut. Kääritamise tulemusena tekkiv piimhappe muudab soolekeskkonna happeliseks. Happed takistavad halbade bakterite kasvu, suurendavad mineraalainete imendumist, tugevdavad immuunsüsteemi ja tagavad õigeaegse soolestiku tühjenemise. Eesti kõige kuulsam inimpäritolu piimhappebakter on helluse bakter Lactobacillus fermentum ME3, mille avastasid Tartu Ülikooli teadlased 1995. aastal. Tänaseks on Tartu teadlased avastanud ja iseloomustanud veel mitmeid probiootilisi baktereid. Lactobacillus plantarumi tüved Tensia, Indusia ja MCC1. Jämesoole koosluse põhimassi moodustavad bakteroideedid ja firmikuudid. Bakteroideedid on süsivesikute, rasvade ja valkude lagundamise meistrid, kes suudavad toota erinevaid lõhustamise ensüüme. Tänu neile saame toidust rohkem energiat. Nad on väga kasulikud, sest toodavad vajalikke happeid, vitamiine ja tugevdavad immuunsüsteemi. Selle hõimkonna 2 võtmeperekonda on prevotellad ja bakteroidid. Prevotellasid leidub palju inimestel, kes söövad rohkelt taimetoitu. Kiirtoidusõpradel on soolestikus rohkem bakteroide. Bifidobaktereid ja lactobacille leiame apteegis probiootikumide koostises. Jämesooles lagundavad nad kiudaineid ja toodavad kasulikke happeid, luues parima keskkonna soolestiku tööks ja takistades roisubakterite paljunemist. Need bakterid on ka iga vastsündinud lapse parimad sõbrad, sest sisalduvad rinnapiimas ja kuuluvad esimeste hulka, kes lapse kõhus oma koha sisse võtavad. Bifidobacterium bifidum ja Bifidobacterium longum on hea tuju bakterid. Inimesed, kellel neid on palju, on vähem stressis. Väga kasulik bakter on Fecalibacterium prausnitzii, põhiline võihappetootja. See bakter kardab õhku nagu tuld ja saab elada vaid jämesooles, kus hapnikku ei ole. Üks esimesi avastatud soolebaktereid on Escherichia coli ehk soolekepike või koolibakter. See on töökas, vähenõudlik ja tugev bakter, kes ei karda maohapetega hapnikku. Koolibakter on üks kiiremaid paljunejaid. Ainult 1 tunniga saab emabakterist vana-vanaema. Lisaks muudele kasulikele omadustele toodab soolekepike ka vitamiini. Mõned koolilaadsed bakterid tekitavad aga põiepõletikku ja kõhulahtisust. Akkermansia mucinifila on kasulik bakter, kes on olemas ligi poolte eestlaste soole seina limakihis. Pidevalt uuenevat limakihti lagundades toodab ta sellest soolerakkudele kasulikke happeid ja vähendab põletikke. Kui kasulike bakterite hulk mingil põhjusel väheneb, hakkavad võimutsema halvad bakterid, nagu Salmonella typhi või Clostridium difficile. Enamik neist toodavad mürkaineid,
põhjustavad kõhuvalu ja ägedat kõhulahtisust. Alati ei kaasne nende bakterite kasvuga haigestumist. Haigestumiseks on vaja piisavalt suurt hulka haigustekitajaid, kes kiire paljunemisega rikuvad soole bakterikoosluse tasakaalu. Soolebakterite teekond lõpeb enamasti tualetipotis, kust nad liiguvad edasi mööda torustikku reovee puhastitesse.